Yes! Time starts now. Meil on 15 minutit etenduse alguseni ja meil tuli just mõte, et proovime midagi uut, nii et proovige kiire ehitus, kiire katsetamine ja vaatame, kuidas see töötab. You guys are going to be doing this. You guys are going to be doing this. Very nice for you. Katsetus ei toimi, meie idee ei toiminud, meie Hiinal elu läks katki, nii et katki läks ka meie plaan. All right. The school trustees will meet tonight at 5 to make the final decision. So, what you gonna do? Meil peaks olema projektorist väike film, projektor ei tööta, aga me mängime nii just välja seda. Töö hakkas. Show on tehtud, läks üpris hästi, keegi suuri komistuskive ei teinud. Muidugi paar väikest pisiasja oli, aga no mis sellest siis hullu on. Igal etendusel on, eriti esietendusel. Nii et ma ütleks, et täna läks päris hästi. Pean ütlema teie, et suht suur väsimus on ikkagi peal. Ma nii kui koju jõuan, lähen otse voodisse magama. Sest et homme on meil päeval etendus ja laupäeval on meil võistlus, nii et tuleb olla värske ja puhanud. Kell on hommik ja kui eile oli minu selline päev, kus ma kõik unustasin kõigepealt adapteri koju, mille ma pidin kooli kaasa võtma. Siis unustasin oma veepudeli kuhugi täiesti X kohta ja ma seda enam üles ei leidnud. Ja siis õhtul unustasin veel oma tavariided riietusruumi. Läksin kostüümiga koju. Aga täna on vastupidi, täna on siis see needus üle kantud. Ja Jennifer unustas meie nii-öelda kolimisauto võtmed, kus meil kogu tehnika ja kell on hommik, mul ei tule sõnad meelde. Kõik meie laval kasutatavad esemed. Rekvisiidid saidikas. Nii et ei jõudnud tänava lõppugi, kui juba ümber keerasime. Nii et vähemalt tuli meil oma tänaval see meelde. Mitte kuskil poole tee peal. Aga jaa, festivalile minek. Loodame, et võidame, aga pole hullu, kui ei võida. Anname endast parima, naudime teiste etendusi. Naudime seltskonda. Teeme mingi pulli, loodetavasti. Loodetavasti ma filmin ka seda seekord, mitte nagu enamus korra, kus ma olen unustanud filmida. Sorry. Nii et jaa, lähme sõidame kooli. Aga lihtsalt maha unustamise asemel tuleb välja, et jakk, kus taskuste võtmed on kadunud, nii et päev algab hästi, päev algas hästi. Loodame, et läheb veel paremaks. Loodame, et läheb paremaks, aga päev on juba hästi aland.
ja veel huvitav fakt on see, et me pidime hiljemalt kella 7 kooli kogunema. Kell on 6:53 ja me pole kodunt veel sõitmagi hakanud ja me sõidame kodunt natukele 20 minuti. Nii et sorry kutid, et me veits hilineme. Okei, jõudsime siia Alatoona keskkooli ja inimesed on iseenesest kohal, näitajad on meil enamus olemas, kuigi meil vist 2 autotäit inimesi kadusid kuhugi ära, aga sealt nad juba tulevad, nii et see probleem on ka lahendatud. Autost tundsid, ei tea midagi. Auto või noh, oma kolimisautost ei tea me endiselt midagi. Viimane info on see, et endiselt võtmeid ei ole. Ja praegult üritatakse ka siis meie etendus ja kool, kes pärast meid pidi esinema, meie etendused ära vahetada, et võidaksime lisaaega. Nii et loodame, et kõik läheb hästi, loodame, et see auto ikkagi jõuab siia. Kui ei jõua, teeme improt. Siis teeme improt. Ja kõik mured on lahendatud. Me leidsime autovõtmed, auto liigub siiapoole ja me saime teise kooliga ära vahetatud, nii et meil on ka lisaaega. Nii et kõik on suurepärane ja täna teeme kõva etenduse. Ja kohe-kohe on hakkamas esimene etendus, kellele me peame väga tänulikud olema, et nad meiega ära vahetasid. Meie oleme valmis. Õnneks vaja ainult 15 minutiga kogu auto tühjaks laadida ja kogu see kraam lavale saada. Aga üleüldises võttes rahvast veel on vähe. Ma loodan päevapeal tuleb rohkem, muidu on üsna hädine. Aga trupid on üsna suured, kõvasti suuremad kui Eestis. Ja mis mind üllatab on see, et siin koolidel on päris tugevad siuksed taustajõud või nagu sellised lavaproduktsioon on üpris tugev siin. Kui hästi nad muidugi oma tööd teevad, see on teine asi. Aga see palju inimesi neil on ja mis varustus neil on, siis see on päris korralik. Ja kuna kõike muud ma meie esinemise kohta unustasin filmida, siis lihtsalt lugege plakatilt kiirelt tagasisidet publikule. Ja seal nad on, karikad, mida igaüks siit saalist endale ihaldab. Ja nagu näha, siis need ei olnud meie, kes need endale võitsid. Ja käes on festivali aeg ning festivalidega seoses on ka erinevad laadad ja nii-öelda lõbustuspargid. Halloween on sellel nädalal ja see on nii-öelda väike soojendusüritus siis meie koguduses. Ja siin on lastele nii palju erinevaid ägedaid tegevusi ja rahvast on väga palju, tegevusi on palju. Me vaatame, mis siin pakutakse, mis siin tehakse. Vaatame, kuidas lapsed siin kõike seda meeleolu naudivad. Ja läheme kõnnime ringi. Kuna on ikkagi Halloween, siis komm või pomm on teema. Siin anti kohe nii-öelda sisenedes lastele kommikotid või kotid, kuhu komme koguda. Ja siin on päris palju erinevaid ägedaid tegevusi ja tegevuste eest, ma siis eeldan, saab komme või
mõistagi ei ole päris kindel, aga kuidagi need kotid ka varsti täis saavad. Eks siis näis, kuidas. Ja kuidas ikka teisiti, kui proovida ka uusi kohalikke toite. Seekord on siis selleks pitsa, taigen, ma eeldan fritüüritud. Igastahes kuidagi moodi valmistatud sellised piklikud taimerullid. Ja soe kõrvitsa taigen kaetud kaneeliga. Ei ole üleliia magus, kui ma kartsin, et ta on hullult magus. Aga mulle täitsa meeldib. Siuke pead krõmps sees pehme. Nii nagu peab. Batuudid, maiused, mängud, äge kostüümid. Lastel on kõigil kostüümid seljas, sest no ikkagi Halloween. Või no mitte kõigil, pooltel, kui aus olla. Aga see on nii äge, et selliseid asju korraldatakse. Ise ma olen Halloweeni suhtes üsna selline, ma ei saa öelda, et ma olen selle vastu, sest mulle meeldib Halloween, aga samas mulle ka ei meeldi Halloween teatud põhjustel. Ehk siis täpselt selline kahe vahel, meeldib, ei meeldi, aga just selline festival, kus kõik tulevad kokku, esiteks kogu kiriku kogukond saab endale loodetavasti liikmeid, reklaamib seda enda tegevust inimestele. Teiseks kõik on tasuta, kolmandaks lihtsalt perega aja veetmine. See on nii äge. Mulle meeldivad festivalid, vahet pole kas Eestis, USAs, ükskõik kus festivalid on ägedad. Mulle nii meeldivad need, eriti mis on kogu pere omad ja no tänane, kus isegi millegi eest maksma ei pea, lihtsalt vau. Ja nagu siin näha on, siis sama probleem nagu mul kunagi. Ja tegelikult ma arvan, et ka siiamaani pole ilmselt aru saab, millal ta sõidab edaspidi, millal tagurpidi. Aga lahe on ikka, lõbus on ikka. Vaadates järjekorda, siis tahaks proovida, aga kas ma jaksan nii kaua oodata? Vaevalt mitte. Ja riskides veel sellega, et ma ei tea, kas mul lastakse üldse sõita või ei lasta. Sest see on ikkagi tegelikult ju lastele mõeldud sündmus. Aga eks me näe, kas ma sõidan või ei sõida. Ja kusjuures üks minu mõte oli see, et USAs, kus käiakse jalanõudega kuni magamistoani välja, kuni voodini välja, kas batuutidel käiakse ka tossudega või jalatsitega või käiakse paljajalu, siis vähemalt batuutidel käiakse endiselt šokkis või paljajalu, nii et vähemalt seegi on säilinud. Ja siit kõigile ka väike õpetus, et väga suur roll on sellel, kus sa paikned. Vaatame siinset nacho-putkat ja järjekord on päris korralik, eks ole. Ja nüüd, kui jalutada siia samma nurga taha, mis on vähem kui 100 meetrit. Võtaks umbes 80 meetrit jalutamist. Natuke edasi. Rahvast eriti palju ees ei ole. Ja liigume siis siia uude järjekorda. Ja uus järjekord on kõigest selline. Nii et nagu näete, siis asukohal on väga suur roll. Täpselt sama toode, täpselt sama hinnaga, tasuta ja järjekorra erinevus on selline. Ja nacho käes kõvasti kiiremini kui selles esimeses putkas. Nii et jällegi, asukohal on suur vahe. Ma arvasin, et orjapidamine lõppes siin juba ammu ära. Mul tunne, et ma leidsin selle kogu festivali kõige lõbusama ala. Siin on juba rohkem Tivoli moodi atraktsioonid ja suur kiusatus on ise ühe nende peale minna. Hey, I love your outfit! Hello! Üks hetk ei tundunudki nüüd enam need nachod nii hea mõte, vaadates neid atraktsioone.
hea küll, see on väärt ootamist. Võrkautod võib-olla mitte, aga see on kindlasti. Nii et mul on aega nachositel seedida, enne kui ma sellele okserattale lähen. Ja siin laste ees ei ole vist kõige parem oksendada. Kui ma nüüd 100% aus olen, siis mul hakkab tegelikult juba paha selle vaatamisest. Aga ma teen selle ära. Tegelikult endiselt ei usu, et ma seda teen.